Tere taas teadusimune raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadet juurde. Täna räägime sellest, kuidas võimalikult järsust mäest ülesse saada. Ehitage auto, mis sõidaks ülesse võimalikult järsust mäest. Võistlejatele antud üks IV3 komplekt. Seal sees on mitu erinevat mootorit, andurit, hunniklots, rattaid, hammasrattaid. Siis on antud neile ka teipi, raskuseks seibe. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Selle ülesande juures ei tohi ära unustada, milline näeb välja mänguväljak. Mänguväljak algab tasapinnalise platooga, seejärel on tõus ülesse ning seejärel jälle tasapinnaline platoo. See tähendab, et meil on kaks nurka, millest auto peab üle saama. Üks siin ja teine siin üleval. Mida peab aga auto disainimisel arvesse võtma, et hakkama saada nende kahe nurgaga? Kui nüüd see auto hakkab lähenema sellele esimesele nurgale, siis on oluline, et see ratas jõuaks mööda maapinda ka kaldpinnani. Kui nüüd see auto edasi liigub, siis näeme, et kõigepealt läheb auto nina vastu kaldpinda, mitte ratas. Mis tähendab, et kui auto veel edasi sõidab, siis ta teeb selle nina siin oi kui koledaks ja katki. Ja vähe sellest, et auto läheb katki, siis on ka autol äärmiselt raske seda ülesannet lõpetada ja hakata üldse üles ronima. Seega tuleb vaadata, et esimese nurga peal ei läheks auto nina vastu kaldpinda enne kui ratas. Mis saab aga ülemise nurga juures? Sõidame selle sama autoga nüüd kaldpinnast üles edasi. Auto sõidab, jõuab siia nurga peale. Esimene ratas läheb üle nurga. Nüüd sõltuvalt sellest, kus asub auto massikese, tahab mingi hetk auto ka oma esimese rattaga ikkagi maha vajuda. Kui auto on sellises asendis siin ja ratas hakkab nüüd maha vajuma, siis võib juhtuda selline olukord, kus selle auto põhi saab enne kokku selle nurgaga, kui ratas jõuab maapinnale. Selliselt hakkab auto nüüd oma põhja vastu maad suruma. Ja auto üldse saab jõuda sellisesse asendisse vaid eeldusel, et on tagurattaveoline. Kui auto on esirattaveoline, siis kohe, kui auto esirattad jõuavad üle selle nurga, tahab auto ennast edasi tõmmata, kuid kohe, kui ta edasi tõmbab ta ennast toetama põhjaga selle nurga peale ning siis tõusevad rattad ülesse. Rattad kukuvad jälle maha ja siis ta seal niimoodi jõnksutab. Ja kuigi lihtne on mõelda sellest, et ta tõmbab ennast edasi, maast lahti, kukub tagasi, tõmbab edasi maast lahti, siis tegelikult leiab ta tasakaalu asendi siin, kus ta rattad on nii vähe vastu maad, et ta enam ennast edasi tõmmata ei jõua. Ja nii jääbki ta sinna põhja peale kinni. Ainus viis on nüüd ainult lasta autol tagasi veereda. Kui aga auto on ikkagi tagarattaveoline, siis õnnestub tal seda esimest telge sealt üle selle nurga lükata, eeldusel, et ta on selleks piisavalt võimas. Siis juhtub aga see, et auto lükkab, põhi kriibib ja ühel hetkel on auto nii palju lükanud ennast üle ääre, et auto massikese on üle selle nurga ja siis juhtub siuke kiigemoodi liigutus, kus auto, mis on nina püsti, teeb niimoodi ja paneb esimesed rattad samamoodi maha. Kuna aga sellel autol oli vedavaks teljeks tagumine telg, siis jäävad need rattad nüüd siia lihtsalt õhku ringi käima ja autot enam edasi lükata ei saa. Vahel võib juhtuda, et auto jääb sinna põhja peale ka kiikuma, nii et rattad justkui saavad natuke lükata, siis jälle ei saa, siis ta jälle vajub nii, et rattas saaks lükata ja siis ta kiigub seal edasi tagasi. Ehk siis, kui sa disainid autot üle seesuguste nurkade minema, siis pead sa ka auto disainimisel arvesse võtma, et põhi ei tohi olla väga madal ega väga sile ning nina ei tohi olla esiratastest väga palju ettepoole pikem. Üks potentsiaalne lahendus sellise kiikumise vastu on kasutada autot, millel on 4 rattavedu. Sellisel juhul, kui vähemalt üks telg on vastu maad, õnnestub tal ennast kuidagi edasi lükata või tõmmata. 4 rattavedu kasutas meie võistlejatest ainult üks võistkond. Nimelt oli selles Lego Mindstorm EV3 komplektis esialgu 2 suurt ja võimast mootorit, kuid kuna meie katsetuste käigus mootori võimsusest üldjuhul puudu ei jäänud, siis võtsime me selle ühe suure mootori sealt ära. Küll aga oli seal veel üks pisem mootor, mida roheline võistkond oskuslikult oma autol ära kasutas. Kui auto on nii hästi disainitud, et ta põhja peale kiikuma ei jää, siis kas oleks targem kasutada esi-
või taguveolist autot. Kui vaatame meie võistlejate disaine, siis näeme, et siniste võistkond kasutas taguveolist autot. Nende mootor ja roboti kontrollmoodul asusid mõlemad taga, tehes taguosa suhteliselt raskeks. Ülejäänud võistkonnad paigutasid aga peamis vedava telje ette ning selle aju samuti kuskile sinna keskele või selle vedava telje poole. See, mis teeb mäkke ronimise võimalikuks, on hõõrdejõud. Selle jaoks, et võimalikult vähe tagasi libiseda, peab olema võimalikult suur hõõrdejõud. Siis saame me ennast ratastega maapinna pealt järjest ülesse edasi lükata. Hõõrdejõud sõltub aga raskusjõust ja hõõrdetegurist. Pisut korrektsem oleks isegi öelda, et hõõrdejõud sõltub toereaktsioonist, mida tähistame N-iga, ning hõõrdetegurist siis meie autorehvide ja pinna vahel. Toereaktsioon on võrdelises seoses raskusjõuga. Seega võime mõelda, et toereaktsioon suureneb, kui raskusjõud suureneb ning samuti toereaktsioon väheneb, kui raskusjõud väheneb, mis omakorda tähendab, et toereaktsioon on võrdelises sõltuvuses ka lihtsalt massist. Seega on meil hõõrdejõu suurendamiseks 2 varianti. Variant 1. Suurendada hõõrdetegurit. Hõõrdeteguri maksimeerimiseks tuleb robotikomplektist valida välja sellised rattad ja rehvid, millel oleks võimalikult hea haarduvus selle võistluse pinnaga. Selle jaoks tasub sealt võtta kõige suuremad ja pehmemad rehvid ning seda ka kõik võistkonnad tegid. Teine viis hõõrdejõu suurendamiseks on toereaktsiooni suurendamine ja nagu me juba vaatasime, siis sisuliselt tähendab see massi suurendamist, kuid oluline on siin, et see hõõrdejõud oleks võimalikult suur just vedava telje all, sest seal saab masin seda hõõrdejõudu ära kasutada selleks, et võimalikult palju jõudu, mis mootorist välja tuleb, rakenduks auto edasi liigutamiseks. Seega peame massi suurendama võimalikult palju just seal, kus tahame hõõrdejõudu suurendada. Nii et kui meil on üks telg, mis veab ja teine, mis ei vea, siis kui tahame vedava telje juures hõõrdejõudu suurendada, peame ka enamiku massist koormama just siia vedava telje kohale. Seda tegid ka kõik võistkonnad. Nii rohelised kui punased kasutasid selle jaoks veel eraldi lauale antud seibe. Sinised koormasid oma telge lihtsalt roboti mootori ning ajuga. Visandasin siia nüüd ühe näiteauto. Kumbat pidi see auto nüüd peaks sõitma? See, kus on suurem ratas ja igasugu muid konstruktsioone lähedal, on siis see vedav telg. Kas vedav telg peaks jääma alla või ülesse? Mõtleme korra läbi, mis juhtub, kui vedav telg jääb alla. Kui auto sõidab mäest ülesse, siis on ta sellises asendis. Kui võrdleme nüüd kaldpinnal asetsevat autot tasapinnal oleva autoga, siis näeme, et kaldpinnal selle nurga tõttu koondub rohkem massi just siia tagumise vedava ratta kohale, mis omakorda tähendab, et hõõrdejõud siin ratta ja kaldpinna vahel suureneb. See tähendab, et autol õnnestub suuremat jõudu avaldada kaldpinnale enne, kui ta libisema hakkab. Mis tähendab, et auto võiks sellises olukorras pisut paremini mäest üles ronida. Teine asi, mis tuleb mängu, aga selle massi taha liikumise juures, on see, et ühel hetkel võib auto lihtsalt ümber minna. Konkreetselt mootori ning raskusjõu poolt põhjustatud pöördemomentidesse praegu ei hakka süvenema, kuid lihtsustatult võime mõelda selle peale, mis saab, kui kaldpind läheb väga järsuks. Sellises olukorras on suur hulk raskusest sellest punktist, mis on ratta ja maapinna vahel, kõik ühel pool ja just sellisel pool, et sellele raskusele avalduv jõud tahab panna auto keerlema ja keerlema niimoodi, et ta kukub uperkuuti selili. Ja selliselt ei õnnestu sellel autol kindlasti seda mäge enam vallutada. Vaatame, mis aga juhtuks, kui selle sama autoga sõidame ülesse vedav telg ees. Sellisel juhul näeme, et see sama suurem osa massist, mis koondus enne vedava telje peale, hakkab nüüd koonduma pigem just selle telje peale, mis järgi lohiseb ja asub just selle punkti kohal, kus puutub kokku see järgi lohisev telg ja maapind. Järelikult selles punktis läheb hõõrdejõud oluliselt suuremaks. Selle arvelt aga hõõrdejõud vedava telje all väheneb, mis tähendab, et vedav telg ees mäest ülesse sõites on hõõrdejõudu vähem
ning õnnestub vähem jõudu mootorist sellesse suunata, et auto edasi saaks minna. Küll aga, kui mägi osutub väga-väga järsuks, siis näeme, et väga järsu mäe korral ei lähe see raskus siiski sellest punktist, kus tagumine telg puutub kokku maapinnaga, liiga kaugele üle, mis tähendab, et mägi peab olema oluliselt järsem selleks, et auto lõpuks uperkuuti käiks, kui siis, kui vedav telg asub taga. Lisaks aitab sellele uperkuuti käimisele samuti kaasa ka mootori pöördemoment, mis samuti keerab autot lihtsamini ümber, kui vedav telg asub tagapool. Kuid kuhu peab siis vedava telje asetama? Kas ette või taha? Väga hea küsimus ja ka päris autosid disainides ning päris mäeronimisvõistlustel tuleb leida seal see peen tasakaal. Meie võistlusel oli näha, et ükski auto peale siniste ei hakanud oma tasakaalu kaotama nii, et ta oleks uperkuuti läinud. Küll aga kaotasid nii punaste kui roheliste auto meie võistluses suhteliselt suure osa enda potentsiaalist seetõttu, et nende vedav telg oli ees. Ning seetõttu ei saanud nad maksimaalse efektiivsusega seda jõudu ja jõumomenti, mis nende mootor arendas, kasutada ära auto edasi liigutamiseks. Seega antud olukorras võime öelda, et targem oleks olnud panna vedav telg tahapoole. See on ka miski, mida oleks võistlejad saanud laua peal enda puitplaadi peal katsetades kindlaks teha. Mis aga puudutab roheliste autot, siis nende autol oli ka tagumine telg vedav, küll pisut vähema võimsusega mootoriga, kuid sellegi poolest oli sellel tagumisel teljel suur hõõrdejõud ning see mootor sai võimalikult palju enda võimsusest kasutada ära auto edasi liigutamiseks. Nii et kui autoga sõidad ja satud mõne järsu mäe juurde, siis mõtle esmalt, kas auto on üldse võimeline sellest üle minema, ega tal ei ole liiga pikk nina ega saba ning kas ka põhjakõrgus on piisav. Ja kui jah, siis mõtle, võib-olla on mõne autoga mõistlikum isegi tagurdades mäest üles minna.